Tere, mina olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. Ja nüüd teie saatejuht, kes pole stiilist midagi kuulnud. Nonii, käesolevaga siis tervitan või võtan sind vastu Raharaadio 15. saatesse, mis on juba üsna uhke number. Nimelt lugesin või kuulsin ühte statistikat, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis circa 80-90% saadetest ei jõua 8. episoodist kaugemale. Saadete all ma räägin siis podcast'e, mõtlesin, et selles suhtes võin ise endale teha aplausi ja publikule ka muidugi, sest et kui esimesest saadet oleks kuulanud 2 inimest, siis ma ei tea, kas mõni kaugele oleks jõudnud. Nii et suur tänu kõigile 500 kuulajale ja rohkemale isegi, 500 tuleb suht alguses kokku juba. Et suur tänu, et igat saadet kuulate ja väga hea meel on kuulda tagasisidet, kuidas inimestele on see meeldinud ja muidugi ka konstruktiivset kriitikat, et mida saaks paremini teha. Et võtan seda kõik arvesse ja püüan järgmine kord paremini. Aga sellest ma tõesti suurt mitte midagi ei tea, et missugused riided või värvid millegi kokku käivad ja millised nagu mitte. Ja et selle tulemusena võiks öelda, et tihtipeale olen nii-öelda kõige imelikumalt riides inimene seltskonnas. Mõnikord juhtub ka, et olen normaalselt riidesse, aga siis võib süüdistada Aliinat või lihtsalt juhust. Et muidu pigem riietun funktsionaalsusest, et kui on vaja palju käia, siis panen mugavad riided selga. Kui on vaja vähe käia, siis võtan, mis kätte satub ja nii edasi. Et see on see valdkond, kus minul on nagu abi vaja, kui ma tahan normaalselt riides käia. Aga enne kui tänase teemani läheme, milleks on siis üksna pikk lugeja küsimus, siis tahaks juhtida tähelepanu, et 14. novembril on tulemas ühisrahastuse teemaline koolituspäev ja usun, et see saab üsna põnev olema. Ma saate lõpus räägin natukene teemadest lähemalt, ma ei tahtnud seda algust pikaks ajada, aga soovitan kõigil, kes vähegi ühisrahastuse vastu huvi tunnevad, osa võtta ja lisainfot ja registreeruda saab lingil rahafoorum.ee /RF koolitus, nagu Rahafoorumi koolitus. Ja lähme siis tänase küsimuse juurde, mis tuleb 30-aastaselt Eesti mehelt. Küsimus on üsna pikk, nii et palun varu natuke kannatust. Mis on minu jaoks kõige suurem väljakutse investeerimisel? Alustasin süstemaatilise investeerimisega umbes 2 aastat tagasi. Enne seda hetke oli mul endalegi märkamatult aegamisi tekkinud umbes 4 kuupalga suurune rahavaru ning hakkasin huvi tundma, kuidas seda oleks võimalik inflatsiooni vastu kaitsta ning siis see algas. Algul oli kõik ääretult huvitav, lugesin foorumeid, blogisid, raamatuid ja seletasin õhinaga naiselegi, kuidas aktsiatega tuleb säilitada külma närvi ning kindla strateegiat, mitte rapsida ning kuidas piisav hajutamine annab laenudes stabiilse rahavoo ja kuidas hankida tuleb varasid, mitte kulusid ning et iga mõttetu impulss ostu pealt säästetud 100 eurot võiks investeeringuna hakata tootma 0,5 kuni 1 eurot kuus püsivat passiivset tulu. Praeguseks on investeeringute summaarne rahaline hetkeväärtus. Siin on siis sulgudes ära mainitud oma raha, Bondora, Manisen, eralaenud, kuld, mündid, aktsiad, 1 aktsiafond, vaba raha, ligikaudu 22 kuupalka, millest arvestuslikult 2-3 kuupalka on kõikide varade lõikes nende orgaaniline juurdekasv. Kohustusena on ainult korterilaen, mis on muide välja üritud, ehk siis võib vaadelda kui ainsat võimendusega investeeringut, aga see selleks. Siiani olen suutnud külma kõhuga raha kõikidesse nimetatud kohtadesse tasakaalustatult sisse toppida ning hoida mõtteviisi, et mõningate laenude pankrotistumine käib asja juurde. Aktsiate hinna langemine on ka normaalne ja pigem ostu kui müügikoht. Seda on soodustanud ka see, et olen näinud ainult kasvu, mitte kahanemist. Nüüd aga tunnen, et vaikselt hakkab asja uudsuse võlu maha käima. Enam ei vitsi nii tihti foorumitel blogidel silma peal hoida. Lisaks on rahasummade suuremaks muutudes hakanud mu riskitaluvus vähenema.
Üha rohkem tabanen mõtetelt, et mis saab, kui Pandora pillid kotti paneb või kui Aarne Veske või Daniel Lumi lennukiga alla kukub. Kommentaariks siis, et Aarne Veske peaks olema oma rahaga seotud ja Daniel Lumi vist Maniseniga. Et vist juht nii nad seal. Igal juhul lähme edasi. Et kuidagi jõle palju tundub igasugu laenuportaale tekkivat. Kas siin ei või olla turu ülekuumenemine, millele võiks järgneda mõne platvormi hukk? Milline neist oleks sellest kõige enam ohustatud? Või mis saab siis, kui Putini režiim enam Baltikumi suunal end talitseda ei suuda? Raha nagu jätkuvalt tekib, säästmisharjumus on tugevalt kinnistunud, aga ei julge enam raha kuskile juurde panna. Igas varaklassis on nagu ühe palju. Kui siis ehk kulda, aga seda ma ei loeks tootlikuks varaks ning sinna üle 10% ei kuhjaks. Rahas ei taha ka istuda. Kuidas käituda? Kuhu panna näiteks Eesti keskmise õpetaja palga juures raha, kui olukorda on nagu kirjeldatud? Nii, küsimus oli üsna pikk ja tegelikult üsna mitu küsimust oli siin üksteise otsa pandud ja püüdsin siis natukene neid ükshaaval siin ette võtta, et ära muretse, kui ei jäänud kogu see mõte või kogu see jutt meelde, ma natukene ikka kordan enne vastust, et ma üritan siis iga väikse küsimuse lõigu kohta eraldi vastata, et oleks natukene lihtsam jälgida. Esimese asjana muidugi tahan seda 30-aastast Eesti mees siis tänada, et sellise huvitava ja põhjaliku küsimuse esitasid, et üsna detailne. Ja teisest küljest tahaks kiita väga tubli töö eest, et ma usun, et 90% eestlastest ei ole nii heas seisus kui sina. Tõenäoliselt on see protsent isegi tunduvalt suurem ja see on isegi üllatavalt hea, et sul ootamatult tekkis 4 kuu palgavaru, et see on, ma usun, päris selline erandlik olukord. Ja kui siin veel eriti mõelda, et keskmise Eesti õpetaja palga juures, siis väärib ikkagi väga suurt kiitust selline ettevõtmine. Ja väga hea, jätka samas vaimus, muud ei oskagi öelda. Et oleks selliseid inimesi rohkem, siis minu töö oleks tunduvalt lihtsam. Ei peaks nii palju vaeva nägema, et selgitada, et investeerimine on tähtis ja nii edasi, saaks keskenduda sellele, kuidas seda asja ainult teha. Aga jah, ühesõnaga mina olen nii-öelda impressed, et tahaks selliseid inimesi rohkem kohata. Nüüd teine asi, et suuremate summade juures tegelikult ongi järevus täiesti normaalne. Ehk siis sa lihtsalt pole harjunud selliste summadega, mis tähendab, et sa tunned isegi väikest riski tegelikult päris suurena, sest et see väike risk tähendab suuri summasid. Ehk siis suuri summasid mitte just nagu sinu portfelli mõttes, aga kui sa nagu igapäevaselt kulutad teatud, ma ei tea, räägime siin õpetaja palga juures, siis ma ei tea, 20 eurot või 100 eurot, et need summad on nagu käega hoomatavad, siis 22-kordse palga juures on need summad võib-olla paar tuhat eurot juba. Et siis on täiesti normaalne, et sa ei suuda seda riski sama hästi taluda. Ja täpselt samal põhjusel on näiteks pokkerimängijad, kes mängivad nii-öelda, üritavad siis sellega raha teenida või mängivad elukutseliselt, et nemad ka ei hüppa kohe kõrge limiidi peale, sest et isegi kui ta madala limiidi peal mängid väga hästi, siis üleval pool on selline panused suured, siis nagu enam ei lähe. Ja siis on nagu ärevus sees, ei oska enam õigelt otsuseid teha ja nii edasi. Et selles mõttes see on igati normaalne ja ma usun, et see tekib peaaegu igal ühel. Et see siin nagu midagi valesti ei ole. Et ka minul on neid hetki, kus ma vaatan, et nüüd on päris suur portfell juba koos kuskil ja siis tuleb väike ärevus sisse, et peaks midagi ümber mängima ja nii edasi.
aga jah, see on suhteline. Et siin on mitu varianti. Üks variant on see, et kui sa neid samu summasid seal näed päevast päeva, siis ühel hetkel sa harjud sellega ära ja see ärevus nii-öelda taandub ja sa julged jälle julgemini edasi tegutseda. Et natukene kannatust on võib-olla täitsa okei. Teine variant on, et võtad mingeid madalama riskiga tehinguid juurde sinna või siis kogud natukene nii-öelda varu ja et saaksid rahulikult magada ja siis vaatad edasi. Aga jah, ühesõnaga ma usun, et kui see nüüd on see ärevus, nii nagu mina seda tean või nagu ette kujutan, siis tõenäoliselt natukese aja möödudes lähed jälle julgemaks, sest sa harjud selle asjaga ära. Ja siis nagu kaob see probleem ära, aga samas siis hakkavad summad kasvama ja siis aja möödudes tuleb jälle see ärevus sisse ja nii edasi. Et ma ei oska öelda, kas mingil hetkel see kunagi niimoodi lõplikult ära kaob, kui piisavalt suurte summadeni jõuda. Aga ma eeldan, et see jääb ikkagi kestma, et kui sa ühel hetkel jõuad sinna paarisaja tuhandese portfellini, siis hakkab teine ärevus tulema jälle teistsuguste summadega. Jõuad sinna paari miljoni portfellini, siis on ka ärevus sees, kui sa pead mingi paari miljonise tehingu tegema ja nii edasi. Et sellega tuleb leppida, tuleb ära harjuda ja edasi minna. Aga nüüd sinu nendest näidete põhjalt mulle tundub, et sa võiksid tegelikult või vähemalt võiks nagu abi olla sellest, kui sa mõtleksid need riskid reaalselt läbi, mida sa kardad. Ehk siis antud hetkel näiteks mingi, näiteks mainisid Bondora pankrotti, et paneb pillid kotti. Et sellest ma tegelikult rääkisin põhjalikumalt Raharaadio 11. saates, mille leiad siit kodukalt ilusti üles. Et seal ma ei hakka siis praegu nii põhjalikult sinna minema, aga sisuliselt on pankroti põhjal või pankroti korral tegevusplaan see, et leitakse asendaja, kes võtab laenu haldamise üle ja maksed jätkuvad. Et jah, siin võib mingi osa kaotsi minna, sest et see ei ole äkki nii efektiivne enam, mõned laenajad võib-olla mõtlevad, et äkki neil nüüd õnnestub siiski nagu ära pääseda ja nii edasi. Aga samas ma usun, ma olen üsna skeptiline, et sa kogu raha ära kaotad ja ma usun, et sa saad tõenäoliselt praktiliselt kogu oma põhiosa vähemalt tagasi ja tõenäoliselt saad intressi ka peale. Et võib-olla ma olen optimist, aga mulle vähemalt nii palju tundub, et vähemalt Briti portaalide põhjal, kes seda sama protseduuri läbi on teinud, justkui nagu sujuks see asi, et ma ei ole küll kuulnud, et oleks juhtunud, et ei maksta mitte midagi tagasi. Ja ma arvan, et sama kehtib ka siin, sest et lepingud jäävad kehtima endiselt, sest et sina oled laenu andnud kellelegi teisele, kes on kohustatud selle sulle tagasi maksma, olenemata, kas firma on pankrotis või mitte, sest et nad ei pidanud laenu maksma mitte Bondorale, vaid sinule. Ja Bondora näitel on ka portaalil tõenäoliselt juba päris suuri investorid, kes vaevalt seda asja nagu niisama jätaksid, et isegi kui ei peaks tulema Bondora poolt mingit esindajat, kuigi plaan näeb ette, et tuleb ja peaks tulema, siis nii suurte investorite korral ma arvan, et isegi investorid iseseisvalt võtaksid midagi ette ja hakkaksid edasi tegema sellega. Et täielikku kaotust ma kahtlen, et sealt tuleks. Samamoodi ma ei usu ka seda, et kogu portaal nüüd pillid kotti paneks sellepärast, kui mingi juht seal lennuõnnetuses surma saaks. Et see on natuke vähe tõenäoline. Küll võib juhtuda jah, et võib-olla äri ei edene enam nii hästi, aga samas võib ka alati juhtuda, et äri hakkab paremini edenema, siis tuleb parem juht asemele näiteks, eks. Et selles mõttes mina ei julgeks sihukest asja isegi karta, sest et ma ei tea, mis selle mõju saaks olla. Ja võib-olla sulle rahustuseks veel, et lennuõnnetuses surma saamise tõenäosus on 1/11 miljonile ehk üsna ebatõenäoline. Ja võib-olla võrdluseks siis, et autoõnnetuses on see
tõenäosus 1/5000, ehk siis kardad valet asja. Et see on nagu, ühesõnaga, see oli lihtsalt näitlikustamiseks, et see risk, mida sa kardad, on tegelikult üli väike, vähemalt antud näite puhul. Et kui nagu need asjad läbi mõelda, siis võib-olla saad natuke parema pildi, et mida nagu reaalselt on mõtet karta või et kas sul on nagu reaalne kartus seal taga või mitte. Võib-olla mõne asja puhul siis selgub, et jah, see risk on reaalne ja peaksidki midagi ette võtma, aga võib-olla päris paljude asjade puhul võib selguda ka nii, et sa lihtsalt kujutad asja ette, mõttetu irratsionaalne hirm ja ei lase ennast sellest enam häirida, sest sa tead, et see on tõenäosus on väga väike, mõju on väga väike ja vahet pole. Mainisid ka portaalide osas ülekuumenemist, et ma ei oska öelda, kas siin otseselt selline asi nagu ülekuumenemine on, sest tegelikult päris paljud portaalid on natukene erineva niši peal, ehk siis nad päris otseselt omavahel ei konkureeri. Küll jah, võib juhtuda, et Eesti turul näiteks laenutooteid või tuleb piir ette ja tõepoolest võib nagu tekkida selline suurem konkurents ja ma usun küll, et mõni portaal millalgi pillid kotti paneb. Millal, seda ma ei tea ja millised, seda on ka juba raske öelda hetkel, aga mõni kindlasti paneb, ütleme, kui sa võtad juba ainuüksi ettevõtlus, siis tegelikult enamus ettevõtteid panevad pillid kotti ühel hetkel, siis antud juhul kah ma ütleks, et mingi 5 aasta perspektiivis on tõenäoliselt pilt hoopis teine kui täna. Tõenäoliselt pooled neist saitidest on kadunud, võib-olla on üldse täiesti uued seal asemel, et seda asja ennustada on üsna keeruline hetkel. Küll aga kui nüüd see pankrotistumine peaks juhtuma, siis enamus portaale on vähemalt välja öelnud, et nemad kasutavad suht sarnast loogikat, nagu ma Pandora puhul välja tõin ja seal Raharaadio 11. osas rääkisin. Et ühesõnaga ma kahtlen, et isegi kui see portaal pillid kotti paneb, siis sa kogu rahast ilma jääd. Aga selles osas tasub jälle nüüd eeltööd teha, sest et kõik portaalid ei pruugi kasutada sellist juriidilist vormi, et laenud ühesõnaga ei lähe koos firmaga pankrotti, sest et mõnel juhul on tegemist selliste laenudega, mis kuuluvad firma oma kapitali sisse, et sellisel juhul on see pankrotivara ja pankroti korral siis läheb ka likvideerimisele ja sina ei saa raha tagasi. Aga jah, ühesõnaga tasub natuke taustu uurida, teha selgeks, millised riskid sul on ja siis vastavalt tegutseda. Mainisid ka Putini teemat, et siinkohal tasub jälle mõelda selle tõenäosusest. Ehk siis ma ei hakka seda teemat otseselt kommenteerima. Siin lihtsalt on see case, et kui sa usud, et see tõenäosus on suur, siis tasub ilmselt oma varale mõni välismaile maakler leida, kes sellest puutumata jääks, ehk siis kuskil võimalikult kaugel siit piirist. Aga samas isiklikult usun seda, et kui selline olukord tekkima peaks, siis ma arvan, et sul on palju suuremaid muresid kui see väike portfell, mis sul on. Suhteliselt väike, ütleme siis nii. Et mina näiteks enda portfelli puhul selliste nii-öelda maailma lõpu stsenaariumite pärast veel muretsema pole hakanud. Aga samas kui summad nagu 200 000 euroni juba küündivad, siis võib-olla hakkaks selles osas mõtlema. Kuigi minule teadaolevalt peaksid ka pangad ja muud asutused selle sama asja jaoks just olema teinud nii-öelda ühesõnaga neil peaksid olema mingid tagavarasüsteemid, mis aitavad siis nii-öelda need asjad mujale liigutada selliste ohtude korral. Mitte just tingimata ainult selliste ohtude korral, vaid looduskatastroofid ja muu selline. Et ma võin eksida sellega, aga võib-olla mõni
mõni asjatundja oskab kommenteerida, et kui sa tead, siis ole hea, tule pane siia postituse alla omapoolne kommentaar rahafoorum.ee/RR015 ja räägi meile, kuidas see asi käib. Sest minule teadaolevalt peaks neil olema ikkagi mingid sellised back-up lahendused, mis siis nagu kaitsevad esiteks looduskatastroofide ja muude selliste asjade eest ja sealhulgas siis ka seda laadi sõjad või rahutused või mis iganes muud asjad. Sest et pankade ja nende puhul on ikkagi päris suured summad mängus ja nad peavad oma andmeid kuidagi kaitsma. Aga see selleks. Füüsilise varaga muidugi teine asi, et kui sul on siin Eestis kinnisvara ja selline stsenaarium juhtub, siis ilmselt ei ole nagu selles osas suurt midagi teha. Aga jällegi, kui suur tõenäosus see on, eks ise mõtle see välja, et mina ei oska seda hinnata. Mina lihtsalt tunnen, et see ei ole väga suur tõenäosus minu jaoks. Ja see minu jaoks ei ole ka väga suur mure või risk, millega ma oma portfelli haldamisel arvestan. Et on nagu päevakajalisemaid asju. Kui nüüd vaadata seda viimast osa, ehk siis, et kuhu siis nagu raha panna, siis ütleme nii, et õige vastuseni saad tegelikult jõuda ainult sina ise. Ehk siis keegi teine ei saa sulle öelda, kus on sinu jaoks see õige koht, kui sina tunned ärevust. Et see on kõik pigem sinu enda teha. Aga minu poolt mõned mõtted, et millele sa selle käigus mõelda võiksid. Ehk siis lisaks sellele, et sa oma riskid ja asjad läbi mõtled reaalselt. Et esiteks kindlasti ei ole mingi suur patt, kui sa raha natukene aega mingis summas nii-öelda rahana hoiad. Et kui see siin sul nii-öelda öösel normaalselt magada aitab, siis miks mitte? Et kui riski kardad, siis võib julgelt ju oma portfelli riskitaset allapoole viia ja raha teeb seda päris hästi. Samal ajal võid kas või selle hoiusele näiteks panna lühiajaliselt, ma ei tea, paned paariks kuuks kuskile hoiusele, eriti midagi ei teeni, rohkem teenib kui konto peal seistes, aga ühesõnaga saad nii-öelda öösel paremini magada, võib-olla läheb natukene aega, harjud nende summadega ära või olukord muutub ja mõned riskid, mis enne tundusid suured, muutuvad nüüd väiksemaks jälle. Et miks mitte? Et lihtsalt lõputult nii-öelda rahas istumine on mõttetu, sest et siis sa kaotad oma portfelli tootluse ära ja nii edasi. Aga lühiajaliselt ma ei näe küll mingit põhjust, miks ei võiks seda teha, kui muidu tunned, et liiga riskantne portfell on. Et mina isiklikult seda eriti teha ei taha, et just selle samal põhjusel, et tootlus kaob ära ja mul hakkab nagu kahju seisvast rahast. Aga samas mind ka minu riskitase siiani ei häiri, et selles mõttes tuleb läheneda personaalselt iseenda soovidest ja vajadusest lähtuvalt. Teise asjana võid mõelda, et äkki võiksid midagi uut portfelli lisada. Ehk siis sisuliselt hajutada oma portfelli veelgi. Et sul on üsna palju asju seal, aga kõik ei ole. Et võimalusi on veel. Ja kui sa olemasolevatesse ei julge enam raha panna, siis üks variant on midagi juurde võtta. Hajutamisest rääkisin põhjalikumalt jällegi Raharaadio 8. saates, et soovitan sealt kuulata. Aga lühidalt, et kui sa portfelli, mis on nagu hajutamise negatiivne külg on see, et kui sa portfelli liiga palju asju võtad või erinevaid instrumente või aktsiaid, siis ühel hetkel läheb see haldamine jube keerukaks ja ajakulukaks. Eriti kui me räägime näiteks ühisrahastusest, siis iga platvorm on omajagu tööd. Et kui sul nüüd mingi 6-7 tükki on ühel hetkel, siis see läheb üsna kirjuks, et see jälgida, mis kuskil toimub ja kus sul raha seisab ja nii edasi, et see haldamine võib ühel hetkel võtta mõttetult palju aega.
eriti kui portfell ei ole veel eriti suur. Samamoodi aktsiatega, et kui sa võtad hunniku üksikaktsiaid, siis selle seisu järgimine või jälgimine, et kui hea see aktsia nüüd veel on, mis perspektiiviga sa seda hoida võiksid ja nii edasi, et see ühel hetkel võib jällegi muutuda liigselt ajakulukaks. Et siin nagu tasub seda osa mõelda. Teine asi on see, et ühel hetkel muutub see hajutamine jällegi mõttetuks, ehk et nagu ma seal Raharaadio 8. saates rääkisin, et tasub läbi mõelda, mille vastu sa hajutad. Ehk siis kui sa nagu võtad hästi palju erinevaid aktsiaid Balti börsilt, siis ühel hetkel, Balti börsil tegelikult ei olegi väga palju erinevaid aktsiaid, aga ütleme USA näitel, et võtad hästi palju erinevaid aktsiaid, ostad sealt, siis ühel hetkel see hajutamise mõte kaob ära, sest ta enam ei hajuta selle üksiku ettevõtte riski vastu enam, sest et sul on juba piisavalt palju aktsiaid selle jaoks ja põhimõtteliselt see lisahajutamine enam sulle mingit lisaeelist ei anna. Et selles mõttes tasub nagu ka selles osas läbi mõelda, et kas on üldse mõtet niimoodi hajutada. Ehk piltlikult öeldes muutub see ühel hetkel selliseks, et sa justkui annaksid laenu samale inimesele erinevatel ühisrahastusplatvormidel. Et sul on küll 2 laenu erineval platvormil, aga inimene taga on sama, ehk siis risk on sama ja sa lihtsalt tekitad omale lisakulu sellega. Et selle mõttes ülehajutamine on nagu mõttetu. Aga näiteks üks asi, mida ma su portfellis ei näinud, on eestlaste üks lemmikvara, on nimega kinnisvara. Et kui sa selles suunas kunagi mõtted oled mõlgutanud, siis tegelikult selle soetamiseks ongi vaja raha koguda. Ja kes teab, äkki kunagi selles hetkeks, kui sul raha koos on ka hinnad normaalsed ja leiad mõne hea diili. Et selle mõttes võimalusi on, et kui sa tunned, et see võiks mingi muu asi olla, ehk siis sinu praegused investeeringud on juba piisavas mahus ja sa ei taha sinna juurde panna, siis miks mitte ka mõelda sinna suunda. Aga jällegi, sõltuvalt sinu investeerimise eesmärkidest ja sinu soovidest, sest et kui sa kardad seda Putini stsenaariumit, siis kinnisvara on vist üks halvimaid kohti, kuhu raha panna praegu, vähemalt Eestis, kui sa kardad, et siia hakatakse ründama, eks. Et jällegi kasuta oma pead ja mõtle läbi, mis see nagu olla võiks. Siis kolmas asi, mis nagu selles kontekstis võiks nagu läbi mõelda, on iga investeeringu puhul, mis sul on, mõelda oma investeerimishorisondi peale. Ehk siis millal sa sealt raha välja tahaksid võtta või siis võtma hakata. Ühesõnaga ühest küljest seda ja teisest küljest siis seda, et kui pikas perspektiivis see investeering võiks nagu veel hea tootlusega olla. Et selge on see, et sellist igihaljast rahamasinat reaalselt ei eksisteeri. Et tõenäoliselt kõik investeeringud ühel hetkel ei ole enam nii tulusad ja tõenäoliselt oleks mõistlik sealt ühel hetkel väljuda ja paigutada see raha kuhugi mujale. Aga kui sulle tundub, et mõni asi näiteks on järgmised 20 aastat veel hea tootlusega, siis nagu suurt vahet ei ole, kuidas sulle täna tundub. Et näiteks minu aktsiainvesteeringud, mis ma alustasin nüüd hiljuti, on see, et kuna ma usun, et see aktsiaturg sellise 10+ aastase perspektiiviga tõuseb, ehk siis, et aktsiaturg on 10 aasta pärast kõrgemal, kui ta täna on, siis ma lihtsalt ostan seda igakuiselt ja mul on täiesti suva, mis seal vahepeal toimub. Ütleme, et täiesti suva ei ole. Mulle meeldis, kui see vahepeal alla tuleks, siis ma saaks odavamalt juurde osta. Aga pikas perspektiivis mul on nagu täiesti ükskõik, mis täna homme edasi-tagasi kõikumine seal toimub. Et sisuliselt võin sinna palju rohkem raha sisse panna ja ikka olla õnnelik.
et see on üks mõtteviis. Ehk siis, kui sa vaatad, et sulle tundub, et mingi asi täna on riskantne, aga samas sa tead, et sa oled seal sees järgmised 20 aastat ja sa tead, et 20 aasta pärast tõenäoliselt on see aktsia hind näiteks või mis iganes investeering tunduvalt tõusnud, siis tegelikult kas su see tunne, et tegemist on riskantse asjaga õigustab ennast või mitte. Ehk et siinkohal nagu tasub mõelda seda, et kas sa nagu reaalselt hindad seda asja riskant või kas see asi on nagu reaalselt riskantne või sa oled jälle mõtelnud nii, et see asi on võib-olla lühiajaliselt riskantne, ehk siis aasta pärast või 2 kuu pärast tõenäoliselt kukub või mis iganes. Sest et ta mõlemat ta nagu ei saa olla. Et ta ei saa nagu olla see, et nüüd ta on pikas perspektiivis hästi riskantne ja tõenäoliselt kukub ja samal ajal on tõenäoliselt hea tootlusega. Et vaata nagu riski selles kontekstis, milles sina investeerid. Ehk siis, kui sa investeerid 20-aastase perspektiiviga, siis tegelikult sinu jaoks on täiesti ükskõik, mis aasta jooksul toimub. Et see on nagu üks mõtteviis. Ja teine asi on see, et kui sa oled nüüd veendunud, ütleme siis näiteks ühisrahastuse aspektist, et siin, ma ei tea, 3-4 aasta pärast mingi portaal on kadunud, siis täna tuleks ka vastavalt investeerida sinna, et mõnest kohast raha vähemaks võtta või välja võtta, teises kohas võib-olla juurde panna. Et usun, et kui sa nagu hakkad mõtlema seda, et võtad oma horisondi ja siis paned need riskid sellesse konteksti, siis sa saad nagu lihtsamini neid otsuseid teha. Et saadki nii, et kui sul on 20-aastane perspektiiv ja seal tundub hästi, siis tänane lühiajalised riskid nagu eriti ei huvita sind. Aga samas, kui su perspektiiv on lühem, siis tasub ka lühiajalisemaid riske vaadata. Et vastavalt sellele. Disclaimerina muidugi see, et kui sa kardad, et lühiajaliselt läheb see aktsia või portaal pankrotti ja sina tahaksid 20-aastase perspektiiviga investeerida, siis on midagi su hinnangutest nagu nihkes, et jah. Ühesõnaga ma loodan, et see nagu aitas sind. Et vähemalt mõtteid andis, mille poole mõelda ja kuidas edasi minna. Ja kui kellelgi kuulajatest on mingeid huvitavaid mõtteid, siis tulge ka kindlasti jagage. Aga nagu ma alguses ütlesin, siis ega siin lõplikku õiget ega valet vastust reaalselt pole ja keegi sulle nii-öelda konkreetset nõu anda ei saagi, et ainukesed erandiks võib-olla siin on mõni hea müügimees, kes sulle oma toodet müüa üritab. Et nagu näiteks siin Facebookis jagati hiljuti ühte head skeemi, kus kuu ajaga lubati 100% tootlust teha sulle. Et tema kindlasti oskab sulle väga head soovitust anda, et tule pane kõik raha siia ja raha tuleb. Talle muidugi. Aga jah, et kõik lingid, mis ma siin mainisin, leiad ka jällegi taaskord rahafoorum.ee /RR015. Ehk siis minu poolt selles osas on tänaseks kõik ja loodan, et saame kommentaarides ja Rahafoorumi Facebooki grupis sellest teemast natukene rohkem arutada ja jagate ka oma mõtteid sel teemal. Minul oleks ka päris huvitav kuulata. Aga nüüd nagu saate alguses lubasin, siis põgusalt ka räägiks sellest 14. novembri ühisrahastuse koolitusest, et mõte on tegelikult pikemalt meil juba olnud, aga tegudeks siis läks nüüd hiljuti ja panime põhimõtteliselt teemad kokku vastavalt sellele, mis lugejad ja kuulajad on rohkem küsinud ja selles tagasiside küsitluses välja tõid, mis ma hiljuti tegin Rahafoorumi lugejate seas. Ja näiteks teemade seas on sellised minupoolne ülevaade sellest, et millised muutused on ühisrahastusmaastikul toimunud ja tulevikutrendidest, lähtudes siis sellest, mis nii-öelda globaalsel tasandil on toimunud hiljuti ja mis suunas mulle tundub, et see asi nagu liigub.
Samamoodi räägib meile Martin Leo Kisand sellisest asjast nagu otsustuspuu meetod investeerimisel. Ehk siis tegi sellel teemal oma lõputöö ja üsna huvitav lahendus, mille abil saab siis investeeringuid valida. Ja usun, et see asi nüüd, kui rääkida Bondorast, siis selle uue API tuleku valguses on see kindlasti üks huvitav strateegia. Et selles osas läheb väga sellise teemasse, jällegi väga aktuaalne. Samuti räägime natukene siis ühisrahastuse teemal maksustamisest ja OÜ kaudu investeerimisest. Ja päeva teises pooles on kindlasti väga huvitav arutelu, diskussioon Jaak Roosaare, Tauri Alase ja Kristi Saarega teemal siis, millistesse laenudesse mina investeerin. Ehk siis räägime sellest, et kuidas keegi valib oma portaale, kuhu investeerida ja miks ta just teatud laene eelistab ja teisi mitte ja nii edasi. Et usun, tegemist on väga põneva ja sisutiheda koolituspäevaga. Et see on minu väga subjektiivne arvamus ja ma usun, et see arvamus on õige. Et siis soovitan kõigil osa võtta. Ja täpsema info ja registreerumise leiate lingilt, nagu ma juba alguseski ütlesin, rahafoorum.ee/RF koolitus. Ehk siis kohtume koolitusel, kui mitte mõnel varasemal üritusel juba. Ja minu poolt tänases kõik. Loodan, et oled kohal ka järgmisel saates ja räägime juba siis. Nägemist!